Kui sa kaotad oma enesekindluse, kaotad sa kõik. Kui elu annab järjest tagasilööke, kui pettumused kuhjuvad, kui lubadused murduvad ja lootused purunevad, siis kaob vaikselt midagi palju enamat kui eesmärgid. Kaob sinu kõige väärtuslikum sisemine vara, sinu terve minapilt. See pole asi, mida saab mõõta, aga see määratleb kõik. Sinu julguse, sinu suuna, sinu sära, sinu tegutsemisvõime. Kui hiilivad ligi kahtlused, kas ma saan hakkama, äkki ma pole piisav, miks üldse proovida, siis tõmbub inimene tagasi. Ta muutub ettevaatlikuks, vaikseks, sulgunuks, tundetuks. Ta ei taha enam haiget saada. Ja see ongi ego lõks. Illusioon, et vältimine hoiab sind turvaliselt, aga tegelikult ta võtab su elujõu. Ta võtab sult rõõmu, spontaansuse, vabaduse, mängulisuse. Ja kui inimene kaotab oma enesekindluse, siis ta kaotab vältimatult ka kontakti oma tõelise olemusega. Ta ei loo enam, vaid reageerib. Ta ei proovi enam, vaid väldib. Ta ei ela, vaid püsib vaevu koos. Ja lõpuks ta annab alla. Mitte häälekalt, vaid vaikselt. Tundes, et äkki see pole minu jaoks. Aga see pole tõde. See on lihtsalt liiga palju läbi elamata valu, mis tahab, et keegi teda märkaks, et keegi ta vabastaks ja see keegi oled sina ise.